Ratastooli kurling on võistkondlik talispordiala, mida mängivad ratastoolisportlased jääl. Ratastooli kurlingut tutvustati esmakordselt 2006. aasta paraolümpiamängudel Itaalias. Mänguala nimetatakse rajaks. Rajale on märgitud ringikujulised sihtmärgid, mida kutsutakse koduks. Mängu eesmärgiks on saada oma võistkonna kivid sihtmärgile ehk kodu keskpunktile võimalikult lähedale. Sportlased kasutavad spetsiaalset keppi, et kivi suunata, pöörata ja tõugata. Keppide otsas on spetsiaalne otsik, mis sobib täpselt ümber kivi käepideme. Kepi eesmärk on olla pikendus mängija käele. Mõlemas võistkonnas on 4 mängijat. Ühes voorus saab iga mängija visata 2 kivi. See on üks vähestest spordialadest, kus saavad mängida nii mehed kui naised koos ning ka üksteise vastu. Vastasvõistkondade kivide asetuse eristamiseks on kivid erinevat värvi. Oma kivi viskamiseks või tõukamiseks peab mängima minema stardialale ning lukustama oma ratastooli rattad. Mängija peab kivi ära tõukama ratastooli rataste ja esimese hoojoone vaheliselt alalt. Võistkonna liikmed aitavad viskavat mängijat sättida viskajat õigesse asendisse, lukustada rattaid ning hoida ratastooli paigal, et see viski ajal paigast ei liiguks. Mõlemad võistkonnad viskavad kive kordamööda kodu suunas. Iga mäng koosneb 8 voorust ning lisavoorust juhul, kui mängitakse viiki. Vooru võitja selgub, kui kõik kivid on visatud. Vooru võidab võistkond, kelle kivi on kodu keskpunktile kõige lähemal. Punkte saab iga kivi eest, mis on vastasvõistkonna parimast kivist kodu keskpunktile lähemal. Juhul, kui ükski kivi ei puuduta vooru lõpuks koduala, ei saa kumbki võistkond punkti. Seda olukorda kutsutakse tühi voor. Ratastooli kurling on suurepärane võistkonna ja strateegia mäng, kus kõik mängijad peavad töötama koos ja ühiselt täpse ja ideaalse viske nimel. Nüüd on sinu kord.